Poola ja Ukraina piir oli esimene märk sellest, et selle riigiga päris korras kõik ei ole. Piirivalvurid oma tööd just eriti tõsiselt ei võtnud, neid huvitas rohkem see, kui palju meie tsiklid maksavad ja kui võimsad nad on. Täpselt samad küsimused olid hingel ka kõikidel teistel ukrainlastel, nagu hiljem selgus, aga kõigest järge mööda. Esimesed kilomeetrid Ukraina müstiliste hüpetega maanteel ja juba juhtus minu tsikliga esimene äpardus. Suumi lukku üles. Aitas. Pane see teine ora sisse. Ühesõnaga juhtus selline asi, et jõudsime Ukrainasse ja testisime natuke lääne siklite vastupidavust ja maha vastupidavust Ukraina teede pihta. Ei pea. Siklid ei kõlba kuhugi, mitte teed saavad. Me läheme otsime nüüd selle kuradi Kiievski motosavoodi üles ja võtame mõistlikud siklid. Kohalikele jätame me küll uskumatu mulje. See, kuidas kohalikud ise tsiklitega sõidavad, on samuti uskumatu. Kahetaktiline mootor teatavasti tahab bensiini sisse ka õli saada. Vana koolimees sellest seal tanklas suurt ei hoolinud. A tуда masla не надо, да? linna nimega Žitomir ja me oleme hotellis nimega Žitomir, mis maksis meile ulmelised summad võrreldes eelmiste hotellidega. Tervelt 135 Eesti raha koos hommikusöögi ja parklaga, mille eest me muidugi lootsime saada luksuslikku värki, kuna me oleme Žitomiri linna Žitomiri nimelises hotellis ja see on selle linna kõige suurem hotell. Ja vaatame, mis see nüüd on, siis vanad roosad seinad, määrdunud, prusakas jookseb. Kõige naljakam on see, et vett saab kella 6 kella 23-ni. Peldikus ei saa ka vett tõmmata, sest vett ei ole. Ja nüüd ei jää meil siin midagi muud üle, kui kambaga minna otsima, kus siin Sitamajas korralik peldik on. See ei ole selle Sitamaja kõige parem peldik, kuna siin ei ole ühtegi tilka vett. Loputuskastis tegelikult natuke on, sellega saab äkki käsi pesta. Возьмем вот 2 маленького. Saad seda märgist. Nii, ja nüüd esimene kosutav lonks. Kuidas tundub? Täitsa hea. Nagu taamal näha on püstitatud siia mälestusmärk 65. aastal, tähistamaks siis kangelaslike Ukraina sõjameeste võitu fašistlike röövvallutajate üle just siin linnas. Traditsiooni järgides on Žitomir pikka aega olnud ka üsna niisugune nõukogudemeelne linn, mis torkab silmaga, ütleme, ööbides hotellides, vaadates sisustust, vaadates hindu, mis meid muidugi rõõmustavad. Здравствуйте. Мы приехали из Эстонии. Вы не подскажете нам... Хорошие люди там, я был часто при Союзе. Ага, прекрасно, рад за вас. А какого вы мнения сейчас о вашем новом президенте? Как? К лучшему идет? Нет. Нет? Все на спад идет. Все дорожает. А что це и 300 рублей пенсии я получаю? Я не могу себе позволить купить мясо. Вот водичку ходжу, рудничок беру. Водичку. Вот. Это грустно, это грустно. Грустно, да?
inglise keeles U-Man. Ja sealt saime siis nagu mõistliku kiirtee peale Kiiev-Odessa kiirtee, kus me sõitsime 2 bendist 130-ga mööda ja need ei saanud midagi aru, mis toimus. Nüüd sai nagu sõita juba, et selles mõttes, et tee on ideaalne. Odessa on kontrastide linn, sest sellist linna mitte vähe sellest, et ei ole Ukrainas, aga kuskil maailmas. Niivõrd palju eri tahkusid ja pluss äriline pool ja nagu peetakse, mis siin salata, Odessa tundub aferistlikuks linnaks. Paljudele vähemalt televaatajatele tuttav Ostap Bender, tema kodulinn. Samas juhin tähelepanu sellele, et tuntud autorid Ilf ja Petrov, ka neile peaks olema siin Odessas mälestus samas, kus nad istuvad. Neppi ajastus, satiir ja kõik, mis sinna sisse on pandud, ületas igasuguse teadoleva tolerantsuse piiri. Täiesti hämmastav, et need kodanikud siiski ei veetnud oma vaba aega kuskil mujal isoleeritud asutuses. Девушки, Одесса город контрастов. Скажите пару слов для Эстонии. Девушки, пару слов для эстонского радио. Тоже боитесь, да? Милая дама, может, для эстонского телевидения скажете пару слов? Вы местная, нет? Да. Ну, Нет, я не... мы никому не покажем. Mehed, on põhjust peeglisse vaadata. Lugu selline. Oleme Lukshotellis, tahaks teha väikse hommikuse pesemise. Selleks öelda, et 3. korrusel on üks väike tusk kuskil seal nurga taga. Küsi tädi käest. Lähen tädi käest küsin. Ta ütleb, see tuba võeti kahjuks eile ära. Lähen iga üks administratsiooni küsin, et kuskil saab pesta äkki. Tädi ütleb, ma helistan, ei saa. Et ometigi peab olema. Ja on, meil on eraldi toad dušiga. Et näed, siin on hinnakiri. Vaatan hinnakirja, seal on mingisugune 55 oli, ma täpselt aru ei saanud, ees oli, mõtlesin, et 55, siis maksame kuradi kamba peale see 55 ära, küsin, et äkki on mõni siuke tuba vaba. Kella 12. Põhimõtteliselt siin südamas ei saa pesta. Kuradi katusele toob uue laua. В нашем правительстве сейчас ужас, что делается. Они сами не могут разобраться. Но старые, которые привыкли уже. Так, короче, Украины нету Украины, и все. Нету Украины. Tere hommikust, armas televaataja. Kui teie arvasite, et meie elame ainult Lukshotellides, siis nüüd me elame Luks, ma ei tea, mis asjas. Paabuska majas. Paabuska juures. Ja selle koha nimi, kus me oleme, seda ma ei oska välja hääldada, see oli nii keeruline, S-tähega hakkas. Aga muidu on kõik selle kohaga rahul, vett siin ei ole.
no hästi natukene on, need käed saab äkki ära pesta, aga sellest pole midagi, sest me kohe lähme Musta merre ujuma. Peldik on vanakooli vene peldik, luks peldik, aga peldiku potti nagu ei ole, on lihtsalt auk põrandas, mis on selline, et proovi seal augule pihta saada, ilma et prillaud mereks ei saaks. Okei, mis siis ikka? Hakkame teed jõuma. Küsis proua, et kas kohvi või teed? Me ütlesime, et teed meil Koldraksiga vaja võtta, eks ole, et vahele vastas, teed ei ole, kohvi tuleb. Teed või kohvi, teed ei ole. Vahepeal ühines meiega Volodja, Kaspari sõber, ja tema hakkab siin meid nagu ringi vedama. Здравствуй, Владимир, старый друг, старый воин. Ты что ли? В Крыму оказался. Встреча. Я знаю, ты старый волк, ты в каждом году бываешь в Крыму, и уже сколько лет. Что здесь хорошего? Почему ты именно в Крым едешь? Отсутствие мелких проблем, отсутствие счетов, отсутствие всяких мелких неприятностей, которые ждут нас в той жизни. Ни море меня интересует, ни солнце, это дело второе. А то, что утром встал, одел шорты, если ты их снимал, пошел, хочешь, умывайся, хочешь, не умывайся. Хочешь, пошел на море, окунулся, хочешь, не делай этого. Вот что делаешь, что и хочешь. Oleme Musta mere ääres ja lähme kohe sukeldume siia Musta merre. Kui vaadata, siis Must meri on nii vasakul kui paremal kui selja taga. Ainult seal on Krimm. No, näete, siin on meie kodanikud siis Mustas meres, jah. Reporterid suplevad. Nii, kuidas teil liiklus on reguleeritud siin antud punktis? Millised on puudujäägid? Räägib juba. Täname. Nüüd me oleme siis Saki linnas. Otsisime üles kõige vingema ja kallima restorani. Asja nagu tuum tuleb välja lukspeldikus. Nüüd me lähmegi vaatama, kuidas see luksus Krimmi moodi välja näeb. Vaadates kurat seda ehitust ja kahvelkivisid, see on väga viimased lasisid. Ja kui nüüd vaadata seda instrumenti siin, siis mina ei oska enam mitte midagi selle inimese kohta öelda. Jälle maal. Jah, see ongi luksus kuradi Krimmi moodi. Peldiku pott uputatakse maa sisse ära. Tere tulemast Sevastopolisse. Oleme nüüd linna põhjaküljel, sellise suurepärase pühakoja juures, nagu siin tagaplaanil näha on. Te näete, siin on need mustad tahvlid, mis on täis nimesid ja numbreid. Siia on nüüd märgitud kõik Krimmi sõjas langenud, kes on Sevastopolit pärit. Need on siis ära märgitud nüüd täitsa väeosade kaupa. Krimmi sõda on ka, kui kasutada sellist sõna üldse sõja kohta, unikaalne selles mõttes, et vaene emakene Venemaa oli sunnitud sõdima väga mitmete riikidega korraga. Siis Inglismaa, Prantsusmaa, Türgi ja ka selline eksootiline riigikene nagu Sardiinia kuningriik. Oli Venemaa äge vastane. Vaat niimoodi. Koputasin kedagi poolt kodus. No Sevastopolis suutsime taas leida vist kõige ekstreemsema öömaja. Lahke peremees, keda kutsuti Djadja Mišaks, tuli kesklinnas meile ligi, lausus võlusõna, et poisid, mul on garaaž, kuhu ööseks tsiklit saab panna ja juba me olimegi nõus tema poolt pakutava peavarjuga. Garaaž oli tõesti aus, aga see, milline nägi välja meie öömaja, oli ikka imestamisväärt. Kui sina, armas televaataja, arvasid, et sellist kuradi asja näeb ainult Ameerika filmi Neegri getos, siis see ei olnud tõsi, sest meie leidsime selle siit Sevastopolist. Ja Kemmerguga läks meil ka täpselt nii nagu tavaliselt.
äkki siin on midagi huvitavat. Näe, siin meie teine reporter Kaspar. Ega me selleks ajaks muidugi kohaliku WC kultuuri üle enam väga ei imestanudki. Poti kui sellise olemasolu peale suuri panuseid ei pannud. Aga nii sürrealistlikku elamist ikka ka ei oodanud. See, mis te praegu näete, on muide bassein sisehoovis, mille solki meenutavas vees pidavat peremeest ja Missa andmetel isegi kala elama. Aga mitte mingi tavaline ahven, vaid Jaapani karpkala maksumusega $1000 tükk. Vähemalt nii väitis onu Missa, kes oma linna üle samuti väga uhke oli. Очень хороший город, чистый, по Черному морю самый чистый. Sihukese asjaga lähme nüüd ekskursioonile. Konditsioneer on autos, kliimat ei ole, konditsioneer on latusruuk. No kokku see ongi kliima juba. Kõigepealt viis onu Missa meid oma luksusliku gaasikuga vaadet nautima. Kui nüüd vaatame, siis seal tamal on koopad, seal momendil kedagi ei ole ilmselt, aga siin on suviti praktiliselt iga aasta on mingisugune seltskond, kes elab nüüd seal põõsastes, panevad sinna, kus parim kohtu pannakse telk püsti ja sealt siis selles mõttes ollakse seal suvi otsa või kuu aega või kuidas kellelgi on ja mööda seda terastrossi lastakse siis neile bambud alla sööki, jooki ja nii edasi. Aga miks nad seal on seal all? Sellepärast, et seal on kaifuga. Sa jopled pähe ja lähevad. Meie ekskurssi Sevastoopolis juhtinud Djadja Mishale lõi ühel hetkel ka midagi pähe, sest kuuldes raadiost oma lemmiklugu otsustas ta punni põhja keerata ja seda laulu kõigiga jagada. Seitsmes matkapäev Krimmist tagasiteel nüüd suunaga Hersoni ja Odessa poole. Lugesime moraalseks kohustuseks külastada sellist väikest asulat nagu Novo-Estonia. On järgi saanud, et siin elasid põlised eestlased ja neid pidavad siin praegugi olema. Oleme siit nüüd leidnud mõned koolijüngrid, kes ise küll eesti keelt ei mõista, aga ütlevad, et siin üht-teist elab ja eks me siis nüüd sõidame sinna asulasse sisse ja vaatame. Ehk leiab mõne eheda eesti mehegi siit. Saage tuttavaks Oskar ja Renate Rumbach, õde venda, kelle vanaisa kunagi ammu Eestist Krimmi elama otsustas asuda. Te eesti keeles ka räägite? Eesti keeles räägite? Тогда ты говорили, сейчас уже. В детстве, да? В детстве. Нет, а я его сестра, я в Севастополе живу, вот только сегодня приехала. No vot, istume ikka seal Novo-Estonia külas. Saime väikese desinformatsiooni osaliseks, sisse murdes uksest. Nii lootes võtta intervjuu, arvasime, et jääme Aljapäeviga taati, kes härdusest põlvi langeb pisar silmanurgas nähes, et küll on saabunud tõelised eestlased ja hakkab meile pajatama oma memoari eesti keeles. Kahjuks informatsiooni vastanata. Leidsime elurõõmsa tegelase, kes räägib ennast rahvaste keeles. Kuigi Oskar tõesti eesti keelt ei rääkinud, oli kohtumine tema ja Renatega äärmiselt südant soojendav. Sellist külalislahkust kohtab kodu eestlastegi seas üliharva. Meid ei lastud enne minema, kui perenaine oli ahjusoojad kuivikud meile kaasa pakkinud ja peremees suure kinžalliga aias kasvava viinamarja põõsa kallal tublit tööd teinud. Hoolimata meie korduvatest märkustest, et meil pole lihtsalt seda kõike tsikli peal kuhugi panna. Soe tunne ikka veel südames olime järgmisel päeval viimases suuremas linnas, mis Krimmi poolsaarel asub. Sa ei tea, kus me oleme, aga sul on hea olla. Nii ongi. Ma oleme kuskil. Сколько ты аппарат стоит? Стоимость. А как имя этот город? Вот твой, например. Ну, что это город? Где мы здесь? Красноперекопск. Раз.
Krasnoperekovsk. Näed, selge. Jälle selge. Krasnoperekovskis. Сколько стоит? Много, очень много. Цену скажи. No 6-10 euro. Dollari. 70, 80 долларов. А это сколько стоит у тебя? 80. Велосипед сколько стоит? 50 гривен. 50 гривен, да? Дорого. Absoluutselt igal pool, kus korrakski peatusime, leidus selliseid tehnikahuvilisi noormehi, kelle elu eesmärk oli meie tsiklite hind teada saada. Meie nimetasime seda lõpuks kohtumiseks valijatega. Mis sa arvad, kui äkki kandideerikski ja siis saaks kuningad? Ma arvan, et ma oleks selle Uberiku järgmine keiser võib-olla. Ukraina reisikirjelduse järgmises osas räägime lähemalt kohalikust liiklusest, teeoludest ja anname ka soovitusi, kuidas käituda kohalike ametivõimudega. Kogu lugupidamisega kohalike ametivõimude vastu ei saa mitte märkimata jätta, et Ukraina miilitsa ainus eesmärk on välismaalaste käest altkäemaksu võtmine. Liikluse reguleerimine neid absoluutselt ei huvitanud. Ei lugenud see, et kohalike sõiduvahendid püsisid vaevu koos ja et nendega tehti pidevalt eluohtlikke manöövreid maanteel. Miilits ootas tee ääres ikka jõukamat sorti turiste. Ukraina miilitsaga juhtus kogu aeg midagi. Näiteks, kui see stoppmärgi all ei peatu, on suur tõenäosus, et keegi võsa vahel piilub. Ja pärast siis peab sügesti kinni, viisakalt selgitab, miks kinni peeti. On niisugused väiksemad vaidlused, need on lõpevad niisuguse, ütleme, circa 20 grivnase käepigistusega ja südamesse jääb kauaks suhe tunne. Aga ärge arvake, et see kohtumine jääb viimaseks. Mingi aeg, kui see ületate taluvuse piirid, mõtlete, et mis ma ikka kinni pean. On ju antud juba küll ja kinni peetud ka juba küll. Noh, sõidad eest ära rahulikus tempos, ei ole midagi, tulevad järgi, peavad ikka kinni, näe. Radari pealt mitte kõigepealt ei ole kiirus, näidatakse aega, näiteks 5 minutit 11 sekundit. Näete, nii palju oleme oma aega raisanud tee peale, miks te siis kinni? Oleksite te käega lehvitanudki. Tähendab, teine, kui teil ei ole võimalik kinni pidada, vähemalt lehvitage miilitsale lihtsalt niimoodi. See rahustab neid, võib-olla nad tulegi teile järgi. No, minu rumalus, tunnistan, ei teadnud, et võib lihtsalt ka niimoodi asju rääga. Kui Ukraina miilits oli meid juba päev otsa pea iga 5 kilomeetri tagant nöökinud, oli meil tõesti tunne, et see riik on Euroopa Liidust ikka valgusaastate kaugusel ja et president Jušenko pole pealinnast välja sõitma juhtunudki. Mati Vašu. Kõik see riik, kogu need bensukettide süsteem, kogu see nõmedus, mis on väliselt midagi muutud, aga saad spetsialist appi, ma ei tea, äkki me oska tankida, spetsialist ei suutnud läheneda isegi siklile kuskilt otsast oma püstoliga. Ja nüüd spetsialist ei saa sellest aga vaatab numbreid ja kuulab hääli, ta ei näe seda, et bensiin ei jookse. Tahaks Slovakkiasse. Üks tore riik on, ma olen käinud seal. Siit torust hakkas tulema. Tagasitee valisime sellise, mis viis meid läbi Ukraina lääneosa üle Karpaatide ja alles siis nägime seda Ukrainat, millest meil varem ettekujutus oli olnud. Vapustavad mägikülad, stiilipuhtad kohalikud talumehed ja lõpuks ometi räägiti ka Ukraina mitte vene keeles. Seda põnevat keelt saime ohtralt nautida, sest kohalikud teed nõudsid meie tsiklite seast järgmise ohvri ja kohalikud külamehed tegid välknõupidamise, kuidas teelisi aidata. А може мати? Не ремонтують, не продають. А він тебе завулканізирує, він тебе зробить шину. Поставить пластик. Olukord on kriitiline. Õhk ei püsi kummis. Kaspar sõitis august läbi, veel kõver. Nüüd läheb kumm tühjaks. Me oleme väga karuverses. Kuldaväärt kant, seal on igas bensiinijaamas on eraldi tööriistakomplekt selja peal, millega on saanud siiamaani kõik asjad remonditud. Kõik just, seal on komplektis väike siuke kirves, siis siuke kang ja siis veel suurem kang. Що, Генек більше людей?
Velje saime nii palju korda, et õhk püsis jälle sees. Kaspar jagas seepeale abiks olnud külameestele oma hirmkallid sigarid laiali, millega nood esiotsa mitte midagi pihta ei osanud hakata, aga kui asja selgeks said, oli nalja nabani. Mida kokkuvõtteks öelda? Kindlasti soovitaks sõita Krimmi omal käel, risti läbi Ukraina. Lennukiga sinna ja tagasi sõites ei saa õiget pilti sellest kontrastireis riigist. Variante, kuidas teie reis kulgeb, on tuhandeid. Meil läks täpselt nii, nagu läks ja näitasime teile seda, mida ise nägime. Kindlasti on Krimmis ka euroopalikke tualette ja kõik maanteed pole nii hullult tehnikat lõhkuvad, aga eks minge ise ja vaadake, elamus on igal juhul garanteeritud.